Alustame täna esimesest teemast, mis puudutab Energy projekti ehk energeetika projekti. Viimases koolituses, mis sai ka salvestatud ja salvestus laiali saadetud, on sellest energeetika projektist juttu, sellepärast ma praegu ei peatu pikemalt selle projekti sisus. Samuti on laiali saadetud ka originaal veebiseminari venekeelne koolitus, kust soovijad saavad hetke maksimaalse informatsiooni, mis on olemas. Ütlen kohe nii palju, et firma seda teemat praegu oma koduleheküljel üldse ei kajasta ja ei kommenteeri sel lihtsal põhjusel, et ametlik teade selle kohta tehakse Moskvas 8. ja 9. veebruaril toimuval seminaril. Ja seega ka nagu natukene on siin firmas tavaks ja sellega peab ja tuleb arvestada on see, et siin käib töö mitte läbi avalikkuse, läbi meedia, nagu mõned on küsinud, et kus on meedia ja nii edasi, vaid töö käib läbi meeskonna liidrite ja läbi infojada, mis liigub siis ülevalt nii-öelda meeskonna poole. Ehk veebiseminari pidasid maha meie firma absoluutsed top-liidrid siis meie meeskonna hulgast, mitte firmajuhid isiklikult, loomulikult informatsioon põhineb nendelt ja on täiesti 100% usaldusväärne, aga seda ei kuulutata ametlikult veel maha igal pool. See informatsioon jäetakse meeskonna nii-öelda edastada ja tänu sellele kujuneb välja selline olukord, et promo, mis kaasneb ja tegelikult mis isegi käivitati enne, kui üldse see informatsioon jõudis isegi meie liidriteni, see promo käivitati enne, lõpeb praktiliselt kohe pärast seda, kui üritus Moskvas on toimunud ja kui see informatsioon ametlikult mingil määral rohkem saab teavitatud. Seega olukord on tegelikult selline, kus promo lõpeb ära siis, kui sellest energeetika projektist natuke rohkem räägitakse. Teisisõnu, kes jääb ootama ametlikku teadaannet ja kinnitust ja informatsiooni firmalt, on juba kaotanud võimaluse selle energeetika projekti soodustingimustel siseneda. See on natuke kummaline, võib-olla kõrvalseisjale, kuid see on täpselt see meetod, kuidas firma toimib ja tegutseb ja mistõttu on veelgi tähtsam, et osaletaks kõikidel üritustel, mida me korraldame, kõikidel koolitustel ja võimalusel kuulatakse läbi iga materjal, mis on olemas, sest see informatsioon, mida me juba teame, see on rohkem kui kulda väärt, sest siis, kui sellest teavad juba kõik, siis informatsioon ei ole enam midagi väärt, sest kõige paremad pakkumised on otsas ja õige rong on läinud. Ja sellepärast rõhutangi täna siin ka mitu korda, et tegutseda tuleb kohe ja praegu ja eile, mitte 1 või 2 kuu pärast, et vaatame, kuidas asjad hakkavad liikuma, sest firma spetsiaalselt selle asja lükanud niimoodi käima, et anda inimestele ise võimalus valida, kas nad tahavad olla nende esimeste paremate, kiiremate hulgas või nad ootavad ära kõikvõimalikud ametlikud informatsioonid, avamised, muud üritused ja tulevad siis kaasa, kui tuleb kaasa see väga suur mass, kes hakkab toitma neid, kes on alustanud enne. Need on siin mängureeglid ja kes alustavad enne, neil ei ole mitte mingit võimalust absoluutselt kaotada, küsimus sellest, kui väga palju nad võidavad, kes kuulavad informatsiooni ja toimetavad selle järgi. Sellepärast praegu ka selline 5-minutine sissejuhatus, et inimesed mõistaksid, et siin on arengud olnud nii kiired firmas, et kõik, mida firma on lubanud, siiamaani on ta juba teinud, nad on teinud palju rohkem, kui ta on lubanud. Firma on arenenud palju kiiremini, kui keegi on suutnud siiamaani üldse ennustada. Ja veel kord võib-olla paar sõna firma taustast, et kui firma juriidiliselt registreeriti circa 18 kuud tagasi, nüüd võib-olla juba 20 kuud tagasi, siis tegelik tegevus meie partnerite ja meeskonna arenguga algas juulikuuses 2012.
enne seda oli küll üksikuid registreeringuid ja suured tiimid ja esimesed top-liidrid olid ennast registreerinud ja hakkasid nii-öelda mõtlema, kuidas seda asja käima panna. Firma ei olnud veel oma äriplaani, peitplaani ja paljusid asju isegi lõplikult paberile pannud. Nad ei teadnud praktiliselt mitte midagi tulevikust, loomulikult oli mingi visioon. Ja kui asjad hakkasid enam-vähem kokku minema, olid hinnad, paketid paika pandud, siis see oli juunikuu ja tegelikult tööd alustati umbes juulis. Juulis ja augustis liitusid enamus need liidrid või praktiliselt kõik need liidrid, kes on praeguseks tõusnud presidendi teemal tasemele ehk kogu karjääri redeli juba lõpuni läbi käinud. Kõige kiiremini on karjääridel läbi käidud 3–3,5 kuuga, mis on absoluutne rekord kogu maailmas, ükskõik mis aja jooksul sama tüüpi binaarset äriplaani kasutades. Ja tänase seisuga ma isegi enam ei tea, kui palju meil need on. Ma saatsin selle informatsiooni möödunud nädal välja, meil on circa 10 presidenti või rohkem juba, mis on täiesti arusaamatu number nii lühikese ajaga ja seda siis selle aja jooksul, kui firma ei ole isegi veel avatud. Töötame poolikute töövahendite ja väga vähese teadmise. See on väga tõsine jutt ja praeguse seisuga circa 1000 inimest meie firmas teenib rohkem, kui on Euroopa keskmine palk. Ma mõtlen arenenud Euroopa riikide keskmine palk. Sellist inimesi on juba üle 1000. Selliseid numbreid ei ole mitte üks MLM firma mitte kunagi näidanud ja julgen küll väita, et neid lähiaja jooksul ei tule ka. Seega see, mis on teie käes, see võimalus, mis ootab teid praegu ees, on midagi täiesti unikaalset ja nüüd räägime nendest aspektist natuke lähemalt, mis need on. Nagu me teame, on kogu äri aluseks siin masterpakett. Nendele laienevad kõik õigused ja võimalused suhteliselt mõõduka tasu eest ehk siis $618 eest ja kõik põhineb meie binaarmarketingil. Ja siia otsa on siis ehitatud mitmeid erinevaid teenusvõimalusi ja räägime nüüd nendest preemiatest, mis siis tulevad masterpaketi kas praegustele omanikele või uutele omanikele kaasa. Sellest aastast käivitus 2 uut masterpaketi promo, millest esimene käivitus kuskil täpselt kuupäeva isegi pole öeldud, aga aastavahetusel ta juba töötas, ehk iga uus masterpaketi ostja praegu saab kaasa 25 kinkekaarti affiliate pakettide registreerimiseks. Ehk need nüüd, kes on affiliate'ina olnud registreeritud ja ootasid momenti, et millal ma oma masterpaketi teen ja venitasid sellega võib-olla isegi mitu kuud, võib öelda mõnes mõttes, et on teinud õige otsuse, sest nad saavad nüüd masterpaketiga maksimaalselt soodustusi. Muidugi kasutamata aeg võib-olla küll ühest küljest on rohkem maha visatud aeg, aga ükskõik, igal juhul praegu te saate 25 kinkekaarti, millega saate ära registreerida praktiliselt pooled oma tutvusringkonnast, kui soovite kas või tasuta ja selle mõttega, et meile kõigile näidata ära, mis on AdCash, kuidas see töötab, kuidas kasutada ja ära rääkida, kuidas see marketing töötab. AdCash käivitub väga lähiaja jooksul ja AdCash on kogu meie marketingi, meie reklaami aluseks, meie äri aluseks, mitte ainult meie, vaid AdCash on täiesti revolutsiooniline uus samm kogu maailma reklaami ajaloos üldse. Ja sellest natuke me räägime hiljem. Aga esimene promo, siis see Master 25 Master Voucherit promo kestab 17. märtsini, nii et praegu tuleks seda maksimaalselt kasutada, sest see, et teil on nii-öelda 25 kohta jagada ära, annab teile väga hea ja kiire stardivõimaluse seda AdCashi kasutades. Aga AdCashist räägime natuke hiljem. Teine promo, mis käivitus 2. jaanuarist, annab siis kõikidele uutele masterpaketiga liitujatele endiselt selle sama 25 voucherit loomulikult,
aga ta annab ka $500 kinkekaardi ehk siis vautšeri, millest siis saime möödunud nädala lõpus teada, et sellega on võimalus soetada endale soodsamalt, võib-olla ma ei tea veel täpseid termineid, kas ta on see cloud, aga ütleme siis niimoodi rahvakeeli üks osak ühest rohelise energia tootmispaketist. Paketist, millega siis firma hakkab jagama meie partneritele kasumit oma rohelise energia programmist. See rohelise energia tutvustav programmi slaid ja koolitus on eelmisest nädalast saadaval, seega ma seda ei korda pikemalt, aga veel kord siis ainult nii palju, et kõik meie masterpaketiga liikmed, mitte vähem, affiliate'idele see ei kehti, on võimalus lisaks telefoniärile ja AdCashi reklaamiärile osaleda ka meie rohelise energia programmis, millega siis just ennekõike teil on võimalus soetada tükike ühest või teisest rohelise energia projektist ja hakata selle projekti väike omanikuks, teenides sellega siis igakuiselt tulu elektrijaama müüdud elektrist. Ehk firma jagab siis elektrienergiast saadud müügist tulu osaliselt siis meie esindajatega, mingi osa jätab ta endale siis loomulikult kasumiks ja see ongi nagu see asja mõte, et rahastatakse seda rohelise energia tootmist meie rahadega ja vastutasuks antakse ka kasumit vastu siis sellest, et olete rahastanud. Ma küll ei saa öelda, et ma väga hästi oleks kursis maailmas erinevate energiatootmise projektidega ja võimalusega sinna investeerida, kuid julgen oletada, et mu väide vastab tõele, et naljalt tavainimesed umbes 1000-eurose investeeringuga ei pääse löögile sellistesse projektisse, nendesse kasumitesse. Juba praegu on kadetud need, kes ei ostnud Golden paketti, millega jagatakse siis firma kasumit iga kuu meie omanike, kuid nüüd on praegu siis võimalus tavalistel inimestel saada osa kasumit energiatootmisest, kui te selle $1200 maksva paketi, siis kui ta tuleb müügile ostate. Nüüd selle masterpaketi ostjale kuni 11. veebruarini antakse kaasa üks kinkekaart hinnaga $500, selleks, et kui te tahate seda paketti soetada, siis te saate seda teha $500 soodsamalt, sest firma on teile $500 kinkinud. Nagu me teame, siis kuldpaketi ostul ei olnud suuremat soodustust kui see võimalus osta seda koos masterpaketiga, siis nüüd praegu tehakse hoopis suurem soodustus ja see kehtib siis tõesti ainult kuni 11. novembrini. Väga unikaalne pakkumine, mis annab teile sissetulekuid 10 aastateks. Aga lähme nüüd edasi, et natuke lahti seletada selle projekti soodustuse mõistet veelgi või kuidas seda ära kasutada. Ma seletan ka lahti siis, mida tähendab see matemaatika siin, mis te näete praegu. Ehk igal ühel uuel masteril on võimalus hankida siis $500 kinkekaart, kuid meil on palju rohkem, ma ei tea, 150 masterpaketiga liiget, kes on liitunud juba eelmise aasta jooksul. Ja nendele see soodustus ei kehti sellisel kujul, nagu ma praegu ütlesin uutele, vaid endistele masterpaketi liikmetele laieneb soodustus sel juhul, kui te kuni 11. detsembrini sponsoreerite personaalselt 2 uut masterpaketti. Kui te olete 2 masterpaketti sponsoreerinud, siis loomulikult te saate nagu ikka plaani järgi kummagi masterpaketi sponsorina on $60 kummagi paketi eest, pluss 300 punkti kummagi paketi eest. Ja kui teine pakett on vormistatud, siis te saate jällegi selle sama $500 kinkekaardi selleks, et osta tulevikus, siis kui nad tuleb müügile, see energia omanikupakett või osanikupakett, kuidas ta siis nüüd täpselt nimetatakse.
Nii et meil endistel liikmetel, sealhulgas siis kas master või master kuldpaketi liikmetel, on see võimalus tegelikult samamoodi antud, kui nad toovad oma tiimi 2 uut liiget. Ja jällegi saab selle paketi siis mitte $1200 eest, vaid $700 eest. Aga siin avaneb palju uusi ja huvitavaid võimalusi. Toome sellise lihtsa näite, mis on ka tegelikult siin nüüd veebilehel teil ees. Kui te esimese masterpaketi soovitate, ükskõik mis oma sõbrale tuttavale, kes tahab ikkagi endiselt liituda Worldi projektiga, siis ükskõik mis aspektis seda väga huvitaks, kas või selle sama energiapaketis osaliseks, siis kui ta on selle masterpaketi ostnud, on teil nii-öelda üks linnuke kirjas ja nüüd teise masterpaketi te ei müü mitte mingisugusele tuttavale või lihtsalt sõbrale, vaid registreerite selle kas oma abikaasa, peretuttava või mõne hea lähedase sugulase õe-venna nimel ehk nii-öelda perekond. Mis siis juhtub? Siis juhtub nii. Oletame, et see on teie isiklik rahakott, ehk ta on siis teie nii-öelda lähedane tuttav, et sisuliselt on tegemist sama rahaga, mis teie oma koha peal. See tähendab see kõigepealt seda, et teise paketi registreerimisel te saate sponsoritasu $60, see jääb teile. Nüüd, kui teine pakett on registreeritud, te saate veel ühe kinkekaardi $500 väärtuses, mida te saate kasutada energiapaketi ostmiseks. Juhul, kui teil ei ole oma pere plaanis mitut energiapaketti osta, siis nüüd on võimalus 2 kinkekaarti ära kasutada ühe sama energiapaketi ostuks. Nüüd te saate oma kinkekaardi ja siis uue paketiga hangitud kinkekaardi mõlemad ära kasutada ühe energiapaketi ostuks. Ja enne imet ühe korraga on teil $1000 nagu maast leitud. Edasi on jäänud teil veel maksta ainult $200. Nüüd targem on see uus pakett mitte oma nimele registreerida, vaid registreerida see selle uue koha nimel, oma peretuttava nimele, sest siis te saate selle uue paketi registreerimise puhul, mille hind saab tõenäoliselt olema $1200, sponsoritasu $150, mis jääb jälle teie pere sisse, pluss veel 800 punkti tõenäoliselt juurde punktitasu, mille tõttu, kui see on nõrgemas jalas, genereerite veel $160 siis preemiaid oma kohale, pluss loomulikult on uue masterpaketi käsutuses 25 kinkekaarti, millega te saate registreerida siis oma äranägemise järgi ükskõik kas enda või oma uue koha alla veel 25 äätkeskklienti. Ehk te saate tekitada niivõrd suure müügikäibe, kus kõige tähtsam on see, et te saate energiapaketi tasuta, siis teil jääb veel raha üle tänu nendele punkti ja preemiatasudele, mis te sealt otse saate, pluss suur hulk kinkekaarte, mis teil jääb siis võimalust kasutada kiiresti veel oma meeskonna laiendamiseks. Ja kui teie meeskonnas on teisi liikmeid, keda te õpetate tegema täpselt sama, siis juba sealt tuleb juurde teile puhastulu punktikäibena ja lõppkokkuvõttes see on nagu väga-väga kiiresti kasvama hakkav lumepall, see on lausa nagu lumelaviin, mis kogub väga kiiresti tuure, annab käivet, võimaldab tõsta tasemeid ja ennekõike reaalselt ja kiiresti teenida ka punktikäive läbi raha. Ja see ongi siis see idee, mida ma olen püüdnud siin paberil lahti joonistada ja mida tuleks ära kasutada ja ära kasutada kohe, sest analoogseid pakkumisi MLM struktuurides, mida saab nii hästi ära kasutada, esineb üliharva. Praktikas nii head võib-olla ei ole näinudki kunagi. Seda enam, et see ei ole ühekordne kasu, et te hetkel teenite punkte ja midagi ostate ja saate kätte, vaid te saate endale võimaluse hankida osaku energia tootmise kasumist aastakümneteks. Et paljud on nõus sellest,
investeerima suuri rahasid, et seda saada. Teile antakse võimalus mitte ainult saada see tasuta, et tegelikult, kui seda asja korralikult edasi viia, tekitada oma organisatsioonis hästi kiire käive kasv ja teenida nii endale kui teistele kui kõigile lisaks ka korralikku sissetulekut kohe ja praegu. Läbi mille te saate tuua hästi palju uusi inimesi ärisse, mis omakorda viib selle meeskonna arengu veelgi kiiremini edasi ja see ongi lõppkokkuvõttes see, mille pärast me siin kõik täna oleme, et see projekt oleks meile kasulik, mitte et me istuks siin ajalõikeks ja nokiks nina ja ootaks äkki kuskil midagi juhtub. Juba juhtubki. Ja nüüd ongi see mure, et see $500 promo kehtib ainult 11. veebruarini ehk selle nädalavahetuse lõpuni, kui on Moskva esimene suurem üritus meie teemand liikmetele ja seda asja ei saa jääda ootama, seda tuleb hakata juba täna õhtust homsest kohe reaalselt ellu viima, et kõik olemasolevad meeskonnaliikmed läbi helistada, nende sõbrad ja tuttavad, et seda asja pakkuda, sest niivõrd unikaalset võimalust hankida nüüd see osak täiesti tasuta, pluss veel teenida sinna kõvasti peale, ei ole tõesti varem olnud ja kuigi meie firmas kindlasti tuleb uusi promosid, siis tahtlen arvata, et ühtegi nii soodsat pakkumist enam vaevalt et tuleb. Ja kui me nüüd natuke vaatame seda matemaatikat, mis siin lehel on, siis nagu ma ütlesin, kõigepealt sponsoreerid esimese liikme, kui sa oled möödunud aastast juba masterpaketi omanik. Ja võtame teise lehekülje parema näite, kus on see olukord, kus organisatsioon ei ole tasakaalus, sest üliharva on meil kellelgi organisatsioon täpselt tasakaalus, väljatud siis, kui sa võib-olla just alustad ja oled nii-öelda esimene või viimane, ilma sul kedagi on. Tavaliselt keegi on kuskil jalas, kus ühel pool on juba punkt ja teisel pool on veel vähem, siis sel juhul, kui sul on võimalus, sa sponsoreerid need uued kohad oma nõrgemasse jalga. Sellest võib rääkida hiljem, kuidas seda teha. Ja tegelikult võib ka rääkida kohe. Nagu me teame, kui sa ei ole veel 4 esimest masterpaketti ära registreerinud, tegelikult 3, siis sa ei saa ise valida, kumba jalga sa masterpaketi paned. Sest et alati esimene liige tuleb sinu jõuõlga, teine liige tuleb siseõlga, 3. tuleb jälle jõuõlga ja kui need 3 on masterpaketi ostnud, alles siis te saate 4. liikme registreerida sinna, kuhu te tahate. Kas siis sisemisse või välimisse, te saate ise sättida. Siin on üks väike võimalus olemas, kuidas ta siiski saab teha, ehk et olulised inimesed või mõni pakett, mis te tahate endal sättida, panna just sinna jalga, kuhu on vaja. Kui te ostate omale lisakoha, siis lisakoht on mõistlik sättida sinna jalga, mis on tõenäoliselt, ei tea kunagi tulevikku ette, aga tõenäoliselt nõrgem. Miks? Sellepärast, et tulevikus kõik ostud, mis te teete enda alt ja selle koha pealt, mis on nõrgemas jalas, toovad teile punkte ja raha selle alumise koha enda müügikäibest, sest kui ta tuleb nõrgemasse jalga, mõni lisapunkt, see läheb ju kohe rahaks ja selle kaudu veel teile endale uuesti teistkordselt, sest see annab veel teist korda käivet. Seega, nõrgemasse jalga saate panna niimoodi, et kui te näiteks tugevamasse jalga oma kohta ei taha panna, te sponsoreerite sinna veel mõne oma tuttava või lapse või kellegi affiliate voucheri. Te saate selle koha täis, järgmiseks saate näiteks panna sisejalga juba järgmise voucheriga, siis selle inimese või oma mõne teise pereliikme, keda täpselt tahate. Te saate nii-öelda tühji kohta täita nende voucheritega, mida tegelikult firma jagab ju niigi praegu palju, need ei maksa suurt midagi. Ja niimoodi te saate need 1 ja 2 mõlemad registreerida näiteks sisejalga, kui te tahate. Seega esimene liige on teie sõber, te saate sellest $50 preemiat, plus 300 punkti. Teise paketi ostate endale, saate jälle $50 preemiat, plus 300 punkti. Siis, kuna see teine koht on nüüd teie oma pere käsutuses, on teil kokku veel 25 voucherit, mida te saate kasutada, nagu ma ütlesin. Ja
see uus number 2 koht saab veel $500 kinkekaarti kauba peale, siis selle tuleviku energiaprojekti ühiku või osaku ostmiseks. Nüüd, nagu ma enne ütlesin, kordame üle, kuna sina oled sponsoreerinud 2 uute liiget Vanamaster paketina, saad sina ka selle $500 kinkekaardi, mida sa võid kasutada kas ise või kinkida ära või müüa ära ükskõik kellele. Muidu see on väga oluline, kui te ei plaani osta endale seda osakut sinna energiatootmisesse või kui te teete omale mitu kohta ja ei taha mitut osakut energiatootmisest osta, siis te võite mõne nendest kinkkaartest ära müüa. Seda võib müüa ükskõik kellele. See on nagu täiesti vaba raha ja nagu ma aru sain, meil tuleb vist isegi mingisugune sisemine turg, aktsiaturg, osakute turg, kus saab nendel kaubelda, ma ei tea veel täpseid asju. Igal juhul seda $500 on raha, mida võib pakkuda, anda ära, kinkida ära, müüa ära ükskõik kelle. Selle lahtisaamisega ei ole probleemi. Ja kui me nüüd siis kokku liidame, siis mida sina oma koha pealt nagu siis teenid, see ongi $60, $60 2 korda, need on siis Fast Start boonus masterpaketi sponsoreerimise eest, $975 pluss $500 eest väärtusi teie number 2 kohas, $500 juurde teie enda kohale, sinu koha peale, sellest, et oled 2 masterit sponsoreerinud. $120 tuleb veel siis see tuleb veel siis punktitasust. Tegelikult siin peaks olema isegi see tuleb punktitasust ehk kummagi masterpaketi eest teie nõrgemas jalas tuleb kokku 120 punkti ja kui me need loeme kõik kokku rahaks, siis selle arvutuste reaga olete lisaväärtuse kokku teeninud $2215. Ainult selle eest, et ostsite ühe $600 paketi. Päris korralik lisa sissetulek või mis. Ja tegelikult siis ongi teie käsutuses nüüd kaks kinkekaarti, millel te panete juurde veel $200 ja siis, kui need osakud tulevad müüki, on teil see võimalus täiesti tasuta soetada. Ja nagu ka oli enne juttu, siis võite osta ükskõik mis kohale, aga soodsam on osta enda alla, sest sel juhul te saate ka selle paketi ostu pealt siis veel kord lisaks seal all sinises paremal pool kirjas $150 sponsori preemiat, Fast Start preemiat selle eest, et ostsite endale selle osakupaketi ja $120 punktitasu nende punktidest, mida siis andis osakupakett number 2. Loomulikult, kui sama ostu teeb ka paketi omanik number 1 kunagi, et ostab endale selle osakupaketist, te saate teised sama palju veel juurde, aga räägime praegu sellest, mis on garanteeritud ainult selle eest, mida te teete ise. Nii et ma arvan, et nüüd tuli selgeks, mida see matemaatika siin tähendab, kuidas seda arvutada ja nüüd on ka igale ühele selge, et siin ei ole võimalus absoluutselt mitte midagi kaotada, ainult võita saab päris palju ja sellepärast nüüd ongi vaja seda promo hakata maksimaalselt reklaamima kõigile, sest ka värskelt liitunud masterpaketi liikmed saavad ikkagi enda käsutusse kohe $500 kinkekaardi pluss 25 kinkekaarti hinnaga $975. Nemad on igal juhul väga hea diili ees ja siis äkki teil üle ainult see teine pakett enda nimele vormistada. Millal need osakud, pilveosakud või siis need energeetikaosakud müüki tulevad, täpselt seda veel ei tea, kindlasti mitte enne veebruarikuud, kuid see ei ole enam oluline. Tähtis on see, et te olete reserveerinud endale vähemalt soodushinnaga selle ostu või siis antud näite puhul, kui me selle kõik läbi teeme täiesti tasuta.
võimaluse hankida see osake endale siis, kui ta tuleb ilma rahata. Ja mõistagi, mis see energeetikaprojekt siis veel on oluline, on see muidugi, et ennekõike tõestab see meie firmat ükskõik kellele teie tuttavate hulgast, kellele tahate projektist rääkida, kui väga usaldusväärselt tõsiseltvõetav projekt, sest rohelise energia tootmine ei ole enam mingi väike üritus, see on väga suur ja tõsine üritus, seda aktsepteerib terve maailm, seda hinnatakse ja see on projekt, mis on juba selgelt suunatud aastateks ja aastakümneteks edasi, seega ei maksa karta, et firma poole aasta pärast kuskil ära kaob. Tal on juba praegu mõned jõujaamad olemas, nende asukohta ja tootmisviisi ei ole praegu veel öeldud, seda ütleb firma juhtkond siis, kui on õige aeg ja neid hakatakse siis kogu aeg hankima ostma juurde. Ja mida see tähendab ka meile, kes ehitab meeskonda, tähendab seda, et iga sellise paketi ostja teeb meile loomulikult ju 3 korda rohkem käivet kui üks tavaline masterpakett, mis pikemas perspektiivis suurendab meie kõikide sissetulekute võimalusi kordades. Ja võib vist lühidalt öelda, et ega ükski teine MLM firma ei ole küll kunagi maailma ajaloos suutnud midagi taolist pakkuda oma partneritele, ei siis nagu investeerimisobjektina ega ka äriprojektina. Ehk siis mida te saate soovitada, millelt raha saada. Loodan, et nüüd tuli see asi selgeks ja veel viimase asi selle juures, mis on väga oluline, õnnitlused kõigile, kes praegu on kuldpakettide omanikud, sest see käik ja see fakt, millega nüüd firma tuli välja möödunud nädal, tõstab meie firma aktsiabörsi väärtust kevadel, suvel ja edaspidi aastate jooksul, aastakümnete jooksul Frankfurdi börsil kindlasti väga märkimisväärselt, sest ei ole vaja seletada, et firma on hoopis suurema, laiema haardega, tõsisemalt võetav, rohkem kasumit teenib, seega meie kuldpaketi omanikud saame märksa suuremat tulu oma investeeringust kui ilma selle energeetikaprojektita. Lähme nüüd teise teema juurde täna, tahaks veel kord rääkida natuke AdCashist, kuid enne kui ma sinna jõuan, ma toon välja mõningad punktid, mida te saate öelda oma tuttavatele ja inimestele, kellele tahate seda äriprojekti pakkuda, et miks meie projekt erineb teistest, miks ta on parem ja miks ta on üle pea palju parem kui ükskõik mis muu, et need asjad oleks nii-öelda lühidalt ja konkreetselt kõik kirjas. AdCash, millest kohe ka räägime, on toode, millele praegu võetakse patenti. Tänu sellele seda patenti juba võetakse, kehtivad piirangud, 2-aastased piirangud teistele, kes üritaksid kas või konkureerivatest firmadest, mida küll täna veel ei ole, kopeerida meie firma ideed. 8 aastaks on kopeerimine keelatud, nii kaua kuni patent on välja antud, seega juba on vähemalt 8 aastaks konkurentidel keeld sama süsteemi ja sama nippi kasutada. Seega 2-aastane edumaa niivõrd kiiresti arenevas maailmas on juba väga kõva saavutus. Ja edasi natukese aja pärast AdCashist siis kohe. Juba praegu võib väita, veel enne kui firma on ametlikult oma tegevusega isegi alustanud, et World on mitte lihtsalt niisama mingi firma, kes müüb 1-2 või võib-olla ka 20 toodet, vaid see on firma, kellel on olemas oma tehnoloogiatsenter, kes töötab välja ja toodab mobiiltelefone ja muid arvutustehnikat. Selle kuu lõpus järgmise valguses tuleb välja uued telefonid, tahvelarvuti, absoluutsest maailmaklassist, tippklassist. See on juba midagi sellist, millega suhteliselt vähesed mille firmad on hakkama saanud ja niivõrd lühikese aja jooksul. Lisaks nüüd tuleb veel juurde energeetika tootmine, nii et see on midagi, mida te võite siis näidata oma tuttavatele ja kui siinjuures veel ära mainida, et see mobiilside on üleüldse maailma üks kiiremini arenev ärivaldkondi, siis iga mõtlev inimene saab aru, et siin on võimalus raha teha järelikult. Teine või järgmine punkt oleks see, et
Mul on isiklikult 12 aastat kogemust MLM maailmast ja olen toonud mitu projekti siin Eestis maale ja käivitanud, mis on läinud paremini, mis on läinud halvemini. Need ei ole küll sõltunud mitte niivõrd siinsetest tegijatest, kuivõrd firma poolt välja pakutud võimalustest ja firma enda arenguteedest, kuidas need on läinud. Kuid ei ole kordagi veel ükski firma pakkunud ega reaalselt andnud ehk siis jaganud kasumit. Pakkunud sulle osalust firmas, hakata väikeaktsionäriks ja jaganud minu käest kasumit. Et ükski firma ei ole seda teinud, paar tükki on lubanud, keegi pole seda suutnud siiamaani teha. World pakkus seda võimalust kohe, sellest hetkest, kui meil Eestis septembrist hakati registreerima, oli see võimalus juba olemas ja firma hakkas maksma kasumit kohe järgmisest nädalast. See on esimene firma, kes on teinud ja sõna pidanud. Ja nüüd ta tuleb välja järgmise samasuguse asjaga ehk selle energeetika valdkonnaga, kus sama asja pakutakse. See on mitu järku kõrgem ja stabiilsem pakkumine kui ükskõik mis teisel firmal, kes on täna mingi tootega ja homme võib olla täiesti kadunud. Seega te seda võite julgelt pakkuda ja pakkuda ka nendele inimestele, kellel on natuke suurem rahakott ja kes ei ole võib-olla ise huvitatud turundustööst, aga kes tahaksid investeerida ja kellel on tuttavaid, kellele te soovitakse investeeringut edasi, sest investori pakett annab 3 korda rohkem käivet kui masterpakett. Me teame, et meil ei saa ühtegi masterpaketti osta ilma masterpaketti omamata. Et see on midagi sellist, ehk siis püsitulu siin firmas, mida te mitte ühestki teisest MLM firmast, millega mina olen kokku puutunud, ei saa. Ja siin seda saab. Seega, milleks vaadata veel kuskile mujale, kui siin on see kõik olemas. Nii et, ja ka võib-olla julgelt öelda, et üks väheseid võimalus inimesel, kes huvitub rohelisest energiast, energia tootmisest ja tahaks seal osaleda või investeerida, tõesti, ma ei tea kõiki võimalusi, aga neid ei ole kindlasti palju, kus te saaksite nii väikse summaga nagu 1000 eurot või võib-olla mõni saab kosta mitu osakut, 5000, 10 000, kus te saaksite niivõrd väikse summaga energia tootmises osaleda ja selle kasumi jagamises osaleda. Enne kõike. World teile ja te tuttavatele seda pakub. Seega see avab täiesti uue maailma veel paljudele meie inimestele, seega meil on rohkem lisavõimalusi oma äriprojekti pakkuda, kuna tegevusvaldkond on palju laiem ja palju stabiilsem. Nüüd natukene ka rahvaarvust, kes on siis meie firmaga jõudnud ühineda. Nagu ma ütlesin, sisuliselt algas ametlik või see aktiivne tegevus juulikuusest ja enam-vähem täpselt aasta lõpus täitus 100 000 masterpaketi omaniku arv. See on kõikide aegade rekord MLM firmas 6 kuuga sisuliselt jõuda 100 000 piirini, see ületada ja umbes 150 000 on meil firmas praegu ka affiliate liikmeid, kes on küll võtnud juba koha, kuid ei ole registreerinud. Ja ka Eestis on see suhe umbes sama, et umbes 1,5 korda rohkem on affiliate liikmeid kui on mastereid, seega meil on väga suur potentsiaal, kui te selle informatsiooni viite nüüd edasi nendele, kes on affiliate staatuses praegu, siis on teil paljudel väikse võimalusega võimalus olemasolevat lihtsalt ära vormistada, upgrade masteri peale ja meeskonna kasv on olemas ja läheb edasi päris kiiresti. Nii et jällegi üks rekord, mida võib kõigile öelda, mille ees ei tasu siis nagu häbeneda. Ja nagu ma ütlesin, üle 1000 inimese teenivad juba praegu palka, mis on kuskil 3-4 000 eurot kuus ja ma arvan, et see on isegi üle Eesti või üle Euroopa keskmise palganäitaja. Ma ei tea isegi, kui palju on neid inimesi, kes teenivad siin näiteks ütleme 1500 eurot kuus lisatasudena. Nende hulk on kordades ja kordades suurem. Et see on jällegi statistiliselt väga kõva näitaja, mida võib ära tuua. Need on siis mõningad numbrid nagu firma iseloomustamiseks ja
eelistamaks Worldi kui noort firmat ükskõik kellest, kes on turul olnud siis kas vähe aega kauem või väga kauem. Veel kord, eeliseks on siin meil kindlasti see, et meil on väga palju veel areneda, vaatamata sellele, et juba on palju saavutatud. Aga nüüd selle järgmise teema juurde, mis on AdCash ja mida siis AdCash praegu meile hakkab pakkuma ja mida ta meilt eeldab. AdCash on siis reklaami kohaletoomise uus meetod, mis võimaldab reklaami suunata täpselt nende tarbijateni, kes seda reaalselt vaatavad. Ehk mitte paisata reklaami tele-eetris õhku, kus sel hetkel, kui reklaam tuleb, sa vahetad kanalit, vaid tuua ta täpselt sinuni sel hetkel, kui sa võtad vastu telefoni kõne ja sa näed, mis reklaam on. Reklaamiandjad on ammu otsinud võimalust, kuidas reklaamiraha otstarbekamalt kulutada ja võt World üldse on loodud tänu sellele, et tehnoloogia on arenenud nii kaugele, et need rakendused, sidetehnilised võimalused ja ka nüüd see reklaamivahendus on võimalik teha, kuna tehnoloogia on küps, kuna on olemas võimsad väiksed mobiilseadmed, kiire mobiilne internet, et seda kõike saab teha. Seda lihtsalt ei saanud varem teha ja see õnnestus praegu ja sellepärast oleme meie ülimalt eelistatud olukorras, kus praegu hakkab AdCashi näol arenema maailmas täiesti uus reklaamisuund, millest on ammu unistatud, kuid alles nüüd saab teha selle teoks ja World patenteeris veel selle ära. Siin on hinnanguliselt arvatud, et järgmise 1–2 aastaga mobiilside reklaamituru käive kasvab circa 20 korda. Ja võib arvata, et sellest kaugelt üle poole või võib-olla isegi veelgi suurem number tuleb AdCashi arvelt, sest see on unikaalne toode praegu, mis juba on hakanud arenema ja mis toob siis enamus reklaamist just siia, sest et nüüd saab reklaamiandja täpselt näha, kes kui palju ja mis reklaami nägi ja ta saab vastavalt sellele oma reklaamipakkumist veelgi parandada, kohandada ja suunata veelgi efektiivsemalt, et see temale ära tasuks. Nüüd, kõik meist kasutavad Google'it, peaaegu kõik Facebooki, veel 2–3 aastat tagasi paljud vaatasid meie kohalikku telekanaleid, kõik mõtlesid, et see asi on tasuta ja peabki nii olema, et nagu olid harjunud sellega, et see asi ei maksa midagi. Tegelikult kõik selle asja maksavad kinni reklaamiandjad, kõigis nendes 3 ja nüüd tasuta telekanaleid meil praktiliselt ei ole, sa pead midagi sellest ikka maksma. Google tundub nagu oleks tasuta, aga seda küll teile, kuid Google'i serveri ülalpidajad saavad raha selle eest, et nad näitavad oma lehel reklaame, vahendavad reklaamiteenust, mille eest makstakse siis neile üli suuri summasid. Ja kui Google'is veel annab seda reklaame mingil määral suunata, kuid mitte ikkagi lõpuni välja, siis nüüd AdCash viib selle reklaami otse lõpptarbijani ja selle tõttu on reklaamiandjad nüüd nõus maksma neile, kes rohkem teevad promo ehk leiavad rohkem omale kliente ja läbi oma klientide ja äripartnerite laiendavad oma AdCashi võrgustikku, siis need reklaamiandjad tahavad just nendele aktiivsetele inimestele suunata väga palju rohkem reklaamiraha, et nad teeksid seda veelgi rohkem, et nende reklaami jõuaks kiiremini just nimelt suunatud klientide juurde, kelle üle saab täpselt arvet pidada. Ehk tõenäoliselt, ma arvan, see on esimest korda maailma reklaami ajaloos, kus miljardeid dollareid hakatakse maksma otse lõpptarbijale kätte, mitte et lõpptarbija ei osta miljardeid dollaritest tooteid reklaamiandjatelt. Loomulikult keegi ostab ka tooteid, aga meie võime olla need natuke nutikamad, kes jätavad need mõttetud toote ostmised ära, aga teevad selle promo, ehitavad oma AdCashi võrgustiku, oma Worldi võrgustiku ja võtavad miljonid, panevad oma taskusse. Lõppsummat, kui palju kuus te võite AdCashiga teenida, veel ei ole täpselt paika pandud, kuid üks asi on selge, kui Worldi binaarmarketingis ilma AdCashita on teie ühest
business centrist võimalik teenida kuni $50,000 nädalas ja 3 business centrist, mis on igaühe kasutuses kokku kuni $150,000 nädalas, siis AdCashi reklaamid ei lähe selle piirangu alla, vaid AdCashi võrk ehitub veel lisaks teie binaarsele võrgustikule ülesse nii-öelda topelt sinna peale. Ja AdCashi tasud makstakse kõik lisaks sõltumata teistest piirangutest ja võib oletada, et need numbrid ei piirata kindlasti mitte mõne $1000 kuus, vaid pigem arvan, et sinna mitmete tuhandete dollariteni, mitte siis kuus, vaid me räägime nädalatesse kuskile see piir jääb ja see kindlasti kuulutatakse üks hetk maha. Kuid kui see oleks isegi kasvu ainult $1000 nädalas, siis mida tähendab ühel eestlasele $1000 nädalas lisasissetulekut, ma arvan, et ei maksa seletada. Kuid nüüd tuleb aru saada, me ei räägi Eestist, kuigi meie elame siin Eestis, mis on võib-olla kohati odav, kohati kallis, on mis ta on, väike riik, aga AdCash on projekt, kus me loeme kokku mõningad asjad. Toode, mida te pakute, on täiesti tasuta. Keegi ei maksa mitte midagi sellest. Selle saate tasuta alla laadida ja panna käima. Teiseks, te ei pea mitte midagi müüma, sest et te ei võta raha sellest. Vastupidi, te näitate inimesele, kuidas nemad saaksid tasuta asjaga raha teha. See huvitab inimesi, ei ole üldse kahtlust. Kolmandaks, üks väga oluline vahe, mida MLM-is ei eksisteeri üldse, kuid AdCashis on, teil ei ole vaja kvalifitseeruda. Tähendab, te ei pea tegema iga nädal mingit pingutust või iga kuu, et saada mingeid punkte või raha kätte. Kui Worldi üldprogrammis teil on see $30 kuu kohustus, et saada siis iga nädal see palgaraha kätte, siis AdCashi programm töötab sinna peale eraldi ja AdCashil ei ole kuu kohustusi. See on MLM-is absoluutselt unikaalne olukord, mida tuleb ära kasutada. Teil puudub riski, et äkki ma mõni kuu ei saa, sest ma jätsin seda saa tegema, sest asja ei saa olla. Kasutage ära. Järgmine, 4. punkt, mis on jällegi täiesti unikaalne. Teie müügitulu, jutumärkides müügitulu, ütleme siis teie iga nädalane kasum AdCashi organisatsiooni käibest ei sõltu sellest, kui palju seda toodet vaadatakse ja kasutatakse. Sellist asja jällegi MLM-is kuskil ei ole. Alati sõltub MLM-is teie nädala või kuu sissetulek sellest, kui palju üht või teist toodet kasutati, vaadati või tarvitati. Ka kogu Worldi teine, see põhiärisuund, koosneb 10 sissetuleku allikast, millest kõik on iga nädalat jooksvad punkti või otseste preemiatasude põhised ja saate täpselt nii palju, kui tooted või teenused teile seda tulu andsid. AdCashis teie tulu määratakse ühekordse tegevusega elu lõpuni paika. Kui te täna või homme teete 5 AdCashi lepingut, toote 5 AdCashi klienti ja nad paigaldavad selle, aktiveerivad oma telefonis, te saate järgmised 10 või 20 aastat selle eest raha, vaatamata sellele, kas nad ühtegi korda toodet kasutavad reklaami vaatavad. Sellist võimalust mitte kuskil, mitte kunagi ei ole olnud ja vaevalt, et ka väga tuleb. Ja see ei piirdu selle esimese 5 tuttavaga, kui nemad toovad järgmised 5 ja nemad järgmised 5 ja nemad järgmised 5, siis teie tasu ja ka nende tasu sõltub ainult sellest, kui nad selle toote esimene kord installisid ja käivitasid ja rohkem nad ei pea mitte midagi tegema. Üldse. Ja teie kogu aeg, iga nädal saate on palju kätte. See on niivõrd mõistetamatult parem pakkumine ükskõik mis muu MLM-firma, rääkimata tavalise müügitööga võrreldes, kus te iga jumala päev peate oma palka välja teenima, siin te saate ühe esimese liigutusega terve oma elu sissetulekud paika panna juba täna. Arusaamatult hea pakkumine. Läheme edasi. 5. punkt. AdCashi levitamine. Jällegi, ükskõik mis muud toodet müües on kogu aeg see mure, et kuidas ma tutvustan, kuidas ma näitan, kellele ma pakun, kus ma pakun. AdCash on spetsiaalselt niimoodi disainitud,
et klient ju läbi oma reklaamide vaatamise, mis tal tuleb nii või teiste teha, kui keegi helistab ja saadab sõnumi, saab raha. Kui sul on mingi siuke hea asi, kus sul kukub sisuliselt raha taevast sülle, sa tahad sõbrale ka seda pakkuda, sest et kui sul on, miks sa heale sõbrale ei paku. Ja niimoodi see hakkabki olema. Isegi kui ta ei taha, 5 sõbrale olete rääkinud, ütled, et ärge teie edasi rääkige, nemad räägivad ikka. Vähemalt 5 sõbrale, aktiivsemalt kindlasti 50 sõbrale. Ja mõni hull võib olla isegi 500 sõbrale. Sellised on ka, ma olen sellistega kohtunud. Ma arvan, et me leiame sellised oma meeskond. Seega see levib edasi ka siis, kui te üldse ei taha. Teie ülesanne on ainult leida need esimesed 5, või parem kui oleks 10 või 50, sest lihtsalt teil levib see asi kiiremini. Edasi teie seda enam ei suuda peatada ja see levib Eestist välja väga kiiresti, sest siis tuletame veel kord meelde, AdCashi paigaldamiseks ei pea teil olema Worldist ostetud telefoni, ei pea olema Worldist ostetud SIM-kaarti. AdCashi võib paigaldada ükskõik missugune maailma mobiilside klient, keda meil tänapäeval umbes 7 miljardit, ainult ühel tingimusel, kui tal on nutitelefon, Android. Kõik. Androidi käes on praegu 60% maailma turuosast ja see kasvab. See kasvab rohkem kui ükskõik mis muu telefoni müügi edu või käive, sest et Android on vabavaraliselt Google'i põhjal ehitatud. Iga firma, iga inimene, iga äraettevõtja võib sinna teha tarkvara, tooteid. Selle tõttu ta on edukam kui ükskõik mis teine telefon ja jääb kõige edukamaks, sest keegi ei suuda kunagi võistelda tasuta kõikide poolt arendutavate programmide toodete vastu. Seega, teie ülesanne on täna kõige targem. Kui teil veel ei ole seda 25 vautserit, tehke omale see masterpakett, registreerige oma peresse kas või teine masterpakett, et te saaksite 25 vautserit ja pange nad kõik kiiresti käiku kas või tasuta, nüüd ei ole mõtet müüa ja võtta 25 inimest, kellel on Androidi telefon, näidake, kuidas AdCash töötab ja pange nad tegema sama asja edasi. Sest kuni 17. märtsini saavad kõik, kes võtab masterpaketi veel 25 kinkekaarti ja te saate nagu metsiku viiruse selle asja kiiresti käima panna, mida enam hiljem ei ole võimalik peatada. Ja seega järgmine punkt, üks asi on kindel, kui te selle asja käivitate, selle AdCashi käivitate korralikult, siis seda enam pidurda ei ole võimalik. See tuleks muidugi käivitada võimalikult vara, sest see on sama nagu võtame väikse metsatuka, kus kasvab palju metsmaasikaid. Kogu küla rahvas teab, et seal on, kus ainult paar esimest saavad jaole, sest et kui teised tulevad ja hakkavad korjama, siis veel paar tükki on, aga selleks ajaks, kui nad jõuavad paar sammu astuda, on ülejäänud juba kõik põllu tühjaks korjanud. Teil ümber juhtub sama asi AdCashiga, kui te natuke liiga kaua venitate, siis lihtsalt liiga suur osa teie tutvusringkonnast, mis on niikuinii kattub tuttavate vahel, on sellest kuulnud ja teie võrgustik lihtsalt ei laiene enam edasi, sest teised on oma koha kätte saanud. See ei ole nagu tavaline töö, et ma täna ei viitsi, ma võtan puhkuse, ma teen 6 aja pärast, töö ootab ees. Ei ole, teised teevad teie töö ära, teil pärast midagi võtta pärast. Nii et see on esimene kord, kus ühele tavalisele lihtsale inimesele antakse ainult $600 eest kätte võimalus sellise vahendiga nagu AdCashiga ehk maailmas praegu järgmine standard või järgmine reklaami siis nii-öelda reklaami promomise või reklaami tegemise etalon toode või reklaami tegemise toode või uus standard hakkab arenema. Teie sellest juba teate, teil on ka kõik promod ja võimalused selle maksimaalseks kasutamiseks olemas ja kui te selle lükkate praegu käima, siis on umbes sama olukord piltlikult öeldes nagu nendel inimestel, kes 7-8 aastat tagasi hakkasid kodeerima Skype'i, mida keegi ei uskunud, keegi ei arvanud, et sellest midagi huvitavat tuleb. Nüüd need inimesed, kes hakkasid kodeerima, on kõik praegu väga suured miljonärid. Skype'i kasutab terve maailm ja sama asi, kes oli Facebooki taga. Mis 10 aastat tagasi oleks keegi sellist asja pakkunud välja naerdud, kuid kuna Facebookita ei toimu tänapäeval enam suurt mitte midagi kuskil ja need, kes olid selle arengu juures, nendel on terveks eluks ja nende perel mured murtud. Praegu täpselt sama võimalus on teie käes läbi AdCashi
sest et kogu maailm hakkab seda standardit kasutama. Ka meie omad tooted, nagu video-emailid, mis käivituvad, hakkavad seda kasutama, meie veebiseminar hakkab AdCashi kasutama, isegi meie oma firma kasutab seda mitmes muus oma tootes ka, mis toob meile endale raha. Ja veel kord, see on täiesti tasuta. Nii et ma ei tea, mida veel selle kohta öelda, rohkem nagu ei oskagi midagi öelda. Võimalus laieneda sellega üle maailma on praegu 100 kordi suurem kui ükskõik mis muu MLM firma või projektiga, just selle samal põhjusel, et see toode on spetsiaalselt nii tehtud, et ta levib ise. Teil ei ole vaja teha muud, kui külvata see esimene seemne. 5, 10 või 25 inimest. Sest see reklaami vaatamine toob oma taskusse raha, see on kuni $10 nädalat näiteks. Piisav number mõne inimese jaoks, et seda võtta väga tõsiselt, sest $10 nädalas või $40 kuus on paljudele pea eluliselt tähtis. Teistel see pole nii palju, aga kuna ta toob ikkagi raha sisse, siis sellest räägitakse. Ja sel hetkel, kui sellest hakatakse meedias, Facebookis, Twitteris, Skype'is palju rääkima, siis on läinud lahti massipsühhioos ja võt need, kes selle panid veerema, need on miljonärid väga kiiresti. Ja nüüd natukene seda matemaatikat teile üle näidata, siis kuidas toimib AdCashis siis tasude arvestus. Paneme siia üles ühe dokumendi. Pean ütlema, et see arvutuskäik võib olla natuke vale, sest kuna AdCashi toode ei ole veel turul, siis nii firma kui ka reklaamiandjad praegu kaaluvad erinevaid variante, täpselt kuidas need rahanumbrid paika panna. Ma olen kuulnud mitut erinevat versiooni, sellel viimasel uudistel vene keeles oli ka natuke teised numbrid, kuid see ei ole oluline, need on pisinüansid ainult. See on umbes sama, et kas autoratas on 17 või 18 tolli, et sellest nagu terve auto olemus ei sõltu. Üks asi on nüüd kindel. AdCash, mis nüüd käivitub kohe, ei piirdu mitte 7 tasandil, nagu alguses öeldi, vaid teie AdCashi võrgustik saab olema tõenäoliselt binaarne ja läheb lõpmatult sügavusse välja. Seega siin saab täiesti julgelt öelda, et see ei piirdu mitte siis ainult teie Eestiga, Eesti tuttavatega, mis oleks 7. tasemel võib-olla tõesti mitte kaugele välja jõudnud, vaid AdCashi võrgustik on samamoodi lõputu, nagu oli teie ja on teie Worldi põhibinaardu võrgustik. Seega reaalne võimalus ükskõik kui kaugele maailmas jõuda, ükskõik on see 1, 2, 3, 4 kuu pärast, poole aasta pärast ja 2 aasta pärast, aga sinna me jõuame. Ja kuigi ma ei tea nüüd veel täpselt, mis siis lõplikud numbrid on, üks asi on selge. Kui te soovitate mõnele oma masterpaketiga liikmele AdCashi või siis registreerite inimese, kes võtab masterpaketi, paneb AdCashi peale, saate tema eest mitte $0.2, vaid $1 kohe. Ja samamoodi, kui see on kas või 6. tasemel või teie meeskonnast tuleb uus AdCashi masterpaketiga liige, kes AdCashiga paigaldab telefoni ja saate $1. Et see on väga suur number, $1, mis näiteks makstakse välja 5. või 10. tasemelt. See on kohutavalt suur number. Aga toome praegu selle näite, mis saab, kui te soovitate AdCashi 5 sõbrale ja oletame, et makstakse iga paigaldatud rakenduse eest $0.2 ja seda hakatakse välja maksma iga nädal, mitte üks kord ja mitte nii mitu korda, kui vaadatakse reklaami, vaid iga jumala nädal te saate iga paigaldatud rakenduse eest $0.2. Nii et toote 5 sõpra, saate $1 iga nädal oma esimese taseme pealt. Siin on teine tase. Kokku on seal juba 25 klienti. Kui see on $0.2 nädalas, see tähendab, et $5 tuleb teie teise taseme pealt kokku. 3. tasemest hakkab see rahanumber juba muutuma selliseks, millel on reaalne väärtus. 125 kliendiga te teenite $25 nädalas. See raha on juba täitsa tuntav ja 3. tasemeni, jõudmiseks ei lähe kindlasti kaua aega. Kuid 4. tasemest juba edasi 625 kliendiga $125 nädalas ja 5. taseme peal oleks teil juba üle 3000 kliendi ja
sama matemaatikaga $625 iga nädal. Ehk teie esimesed 5 taset kokku annaks ligemale $8 nädalas, natuke vähem kui 4000 kliendi pealt. Ja veel kord, et mis teie ülesanne oli tuua ainult 5, esimest 5 õpetada ja aidata. Sest kõik muu ise teeb AdCash ja World oma projektide ja oma skeemidega juba ära, et see projekt ei jääks katkema. Loomulikult, mida suurem on alguspanus, seda terviklikum on see tulemus pärast ja parem lõpptulemus. Selge, et see on ka puhas matemaatiline näide, kuid see on ainult 5 taset tasuta tootest, mida reklaamida. Ma tegin väikse arvestuse välja 10. tasemeni. Mis on 10. tase? Kes on võrdturustust teinud 2-3 aastat, see teab, et tasemed jõuavad välja 20, 30, 40 ja sinnamaani, küll mitte muidugi täies ulatuses, aga kuskilt otstest välja, aga puhtalt matemaatiliselt on 10. tasemel teil 10 miljonit klienti. Seega, see on küll teoreetiline number, kuid veel kord, tasuta toode, mis annab kliendile raha. Ma arvan, et selle potentsiaal on palju suurem, kui oleme täna näinud. Kui palju on Skype'il kasutajaid? Miljardites vist juba, tõenäoliselt, või vähemalt sadades miljonites, ma isegi ei tea. Nii et meil, kes me oleme selle projekti alguses, on lihtsalt väga suured võimalused. See on üks näide, mis võib-olla paneb natuke mõtlema. Ja see siis on AdCash, mis töötab lisaks 11 sissetulekuallikuna, siis lisaks meie põhilistele sissetulekuallikatele. Aga kuna kõik need, kes võib-olla alguses liituvad AdCashiga kliendina, et lihtsalt saada see $10–10 nädalas, nendel jõuab varsti kohale üks asi, et miks tema saab $10 nädalas, aga sina saad võib-olla $100 nädalas või $1000 nädalas. Siis kui sa seletad neile ära, et kui sa võtad paketi, võtad masteri, saad koha organisatsioonis ja saad tulu juba terve organisatsiooni pealt, siis te võite olla täiesti kindlad, et iga 3., 4., 5 teie klientidest ostab selle masterpaketi, sest ta tahab ka rohkem saada. Miks ta piirdub ainult $10 nädalas? Seega teil kasvab nii AdCashi sissetulek, kui loomulikult teie finaalsissetulek siis teie organisatsioonist teise külje. Et üks toetab üht ja teine toetab teist. Ja sellepärast ei olegi vaja üldse muretseda, kus ma neid uusi partnerid endale leian. Kasutage AdCashi, olge ise eesmärgiks, oma litsensiga, oma masterpaketiga, kulutage see 25 vautserit ära paari nädalaga, aidake inimestel see AdCash paigaldada, tööle saada ja te näete, et kõik muu laheneb juba iseenesest. Kellel ei ole veel täna telefoni, kuhu seda panna, ehk siis tuletan veel kord meelde. iPhone on hea telefon, kahjuks ta seal ei tööta ja ei hakka kunagi töötama, kuna iPhone ei lase teiste tootjate tarkvara sisse ja iPhone selle programmiga kaasa ei läinud. Võib-olla mõtlen mingit oma süsteemi, ma ei tea, ja seal pole mingit tähtsust, Nokiasse ei kõlba. Ja seega, kes tahavad selles projektis osaleda, peavad hankima Androidi. Ja isegi kõige lihtsam matemaatika võib näidata siin ära, kuidas saab Android-telefoni tasuta osta. Loomulikult võib osta ka meie Wordi telefoni, mis on väga hea, uus on kohe tulemas. Aga kui täna ei ole raha kohe nii palju, et $500 välja käia, siis te võite minna poodi, valida omal mõni soodne pakett ja võtta selle järelmaksuga niisuguse keskmise klassi või kasvõi odavama otsa Android-telefon, soovitavalt peaasi, et seal töötaks peal Android 4.0 vähemalt ehk Jelly Bean operatsioonisüsteem, siis see töötab ilma muredeta ja võtate telefoni järelmaksuga. Keskmise hinnaga telefoni järelmaks on umbes kuni 10 eurot kuus, mitte rohkem. Ja nagu me teame, oma reklaami vaatamise eest on võimalik teenida kuni $10 nädalas. Seega, lihtne matemaatika, isegi kui ostate kõige kallima praegu müügil oleva nutitelefoni järelmaksu peale, te võite kogu telefoni järelmaksu vabalt kinni maksta puhtalt AdCashist enda vaadatud reklaamirahadest. Tõsi, nad ei tööta veel veebruaris, hakkab tööle alles siis kuskil tõenäoliselt, tähendab, ei tööta jaanuaris, hakkab tööle tõenäoliselt kuskil veebruaris või teisel poolel, aga see on juba nii varsti, et sellepärast ei maksa muretseda. Nii et
Telefone võimalik hankida, selle eest ise maksma ei pea, seda juba rahastate läbi AdCashi sissetulekute ja edasi ei ole muud, kui võtke endale eesmärgid, võtke ühendust oma tiimi liikmetega, kellel on natuke rohkem ambitsioone, oleks mõistlik olla 8.9. veebruar Moskvas, et saada taimandu, kuulata lähemalt, mis seal toimub. Kes ei suuda tulla veebruaris ja loomulikult see ei ole kõige lihtsam. Järgmine võimalus on siis märtsis 17, mis see täpselt see kuupäev on, ma praegu pleksin, kus on 6000 inimest kutsutud siis suurde saali firma ametlikule avamisele ja kogu Worldi maailma ametlikule avamisele Moskvasse suurde saali. Nii et sinna pääseb juba hoopis teistel tingimustel ligi, sinna pääseb ligi ka külalised ja sellest jõuame veel rääkida siis lähemalt, et kui ei jõua veebruaris Moskvasse, siis märtsis juba kindlasti võiks sinna minna, panin vale dokumendi siia. Nii et loodan, et täna õhtune väike matemaatika ja siis selline mõningate asjade sügavam läbivaatamine, kuidas see matemaatika töötab ja kuidas neid pakkumisi ennekõike ära kasutada, oli teile huvitav ja ennekõike oli kasulik, sest et tõepoolest need promod on praegu väga unikaalsed ja kui nad on läbi, siis nii mõnigi asi on juba edasi palju raskem saavutada, ilma et teil oleks ilma et oleks neid promosid praegu võtnud ja täiega ära kasutanud. Aga tänan, et oma kallist pühapäeva õhtust kuulutasite ära natuke üle tunni. Olen kindel, et see oli väga kasulik tund aega. Salvestus tuleb üles teile teie e-mailidele ja lähipäevadel paneme üles ka olulise informatsiooni, mis on viimastel nädalatel läinud välja meie siis meili kaudu, aga selle informatsiooni paneme üles ka meie kodulehele ja see koduleht, ma kirjutan siis siia veel kord, on adcashworld.com ja sealt saab siis varsti vaadata kogu informatsiooni, mis on viimastel kuudel tehtud, üles pandud ühest kohast, ühest veebilehest, et ei peaks enam sõltuma e-mailist ja kõik tuttavad, kes teil on, saaksid informatsiooni kätte ühest ja samast kohast. Nii et adcashworld.com hakake vaatama, seal on praegu juba mõningane informatsioon olemas, seda tuleb juurde, videomaterjalid, uudised ja ka tulevased uudised kõik ühes kohas. Kohtume uuesti teisipäeval kell 8.00, siis 8 õhtul ehk 20.00 järgmise ärikoolitusega ja ärikoolituse link tuleb kindlasti veel e-maili peale esmaspäeval. See võib olla, et koolitus toimub samal aadressil, kus see praegu, aga kui uus veebiseminari keskkond töötab, siis kohtume juba uues veebiseminaris. Tänud veel kord, ilusat pühapäeva õhtu jätku ja ega muud kui jõudu tööle!